Ja tervitan teidki siis täna siit Järvakandi Pauluse kirikust, mis tähistab varsti juba siis augustikuu 3. pühapäeval oma 30. aastapäeva. Ja selle aja jooksul on tõepoolest see saanud omamoodi nagu selliseks teelahkmeks paljudele inimestele, kes on tulnud otsima elu mõtet, on leidnud selle, või ka siis, kui võib-olla ei ole päriselt leidnud selle mõtte sügavamat tähendust, on läinud siis maailma ikkagi selle teadmisega, et meil on midagi suuremat ja paremat antud ja paika ole pandud või meile kaasa antud, mida me tohime järgida ja mis meid kannab, mitte meie ei kanna. Ja arvame, et kõige tähtsamad need asjad, mida meie kanname või keda meie kanname, vaid kõige olulisemad on need, mis meid kannavad. Oma näiteks sissejuhatuse ma kirjastasin Enn Vetemaa, altari ehitaja lapselaps. Altari ehitaja lapselaps. Kui te kirikuse sisse tulete, siit jaoks ei ole kohe otse altari vastas, siis ei paista võib-olla kohe silma, et esimene olulisem sümbol ongi altar ise, altari sein, altari pilt, see, mis altari peal on. Ja nii nagu me igaüks ikkagi tahame saada sellist kogemust või elamust, et kirikus on midagi jäädavat, midagi püsivat, isegi aastasadade vanust. See kirik, nagu ütlesin, 30 aastane alles, aga ka siin on midagi, mis on toiminud nõnda, et paljude inimeste südametesse ja hinge on siit midagi ilusat sisse jäänud. Või nii nagu Rapla ja selle piirkonna inimesed, kes on siia tulnud ja kaugemalt samuti, ütlevad, et see on nukukirik, võrreldes näiteks Suure Rapla kirikuga. Kui see hulk inimesi, kes te täna siin olete, oleks te Rapla kirikus, siis tundub, et kirik oleks tühi. Siin tundub, et kirik on täis ja mitte ei tundu, vaid tegelikult on täis. Nii et vaadake, sellised erinevad kogemused, need kõik nagu liidavad meid ühte ja loovad meist sellise õhkkonna, kus me tõepoolest oleme nagu ühe asja eest ja välja. Nüüd Enn Vetemaa kui altari ehitaja lapselaps. Igas kirikus on teatavasti kõige püham koht altar. Altar on siis altari laud kõigepealt ja tavaliselt selle altari laua kohal on siis kas maal või on ka skulptuur, nii nagu näiteks Kehtna Peetri kirikus on Torvatseni siis õnnistava Kristuse figuur, mille siis originaal on Kopenhaageni toomkirikus, kes on käinud Taani pealinnas ja võib-olla sattunud sinna. Ja siis see, mis me Kehtna kirikus näeme altari peal ja mis ka väga imponentne ja inspireeriv on paljudele, kui nad näevad sellist altari maali või altari kuju, siis et me oleme selles maailmas kristlased nagu kõik ühe asja teenistuses. Et see, mis on siin mõistetav, on mõistetav ka Ameerikas, Aafrikas, Aasias, kus tahes, kui me satume just nimelt kristlikusse kirikusse. Altar on siis ennekõike laud, ohvrilaud, kus siis vaimulik pühitseb jumalateenistuse armulauda, mille ääres siis toimuvad ka erinevad talitused, alates ristimisest, konfirmatsioonist kuni matuse talituseni välja. Ma küll ei tea, kas tänavu 125 aastaseks saava Rapla suure ja esindusliku Maarja Magdalena kiriku ehitamise ajal toimiti samast põhimõttest lähtuvalt, küll aga tean kindlasti, et Rapla kiriku altari laua autoriks oli Enn Vetemaa vanaisa Jüri. Jüri tollal kirjutati tema nime Vedemann, võib-olla hääldati ta juba ikkagi siis rohkem Vetemaana. Ja altari valmistaja nimi on sinna nii oskuslikult ära peidetud. Ma ei ole paljude kirikute altaritest käinud otsimas, kas on siis altari valmistaja nimi ka kusagil sees, aga see on niimoodi ära peidetud, et selle nägemiseks peab päris selline jääma inimene. Ja kui siitpoolt vaadates siiapoole siis tulles see altari siis pealmine laud on siis laiem tavaliselt ja siis Enn Vetemaa vanaisa nimi on trükitud siia umbes selle koha peale.
Jüri Vedemann. Ja see oli kaks inimest ja kaks meest, kes seda tegid. Nii et jällegi üks vähemalt Eesti täiesti eriline ja erakordne minu arvates. Ma olen küll enamikes Eestimaa kirikutes käinud. Ma ei ole küll kõikide altarite sinna sirmi alla vaadanud, aga tõepoolest on hea teada, et altar on püha koht ja püha paik. Nii et põhjus, miks ma täna sellest siin räägin, on see, et lisaks muudele austavatele tiitlitele võime siis Enn Vetemaad nimetada just nimelt altari ehitaja lapselapseks ning ma tean, et seda austavat tiitlit kandis Enn oma südames väärikalt ka nendel aastatel, kus kirik oli näiteks ühiskonnas tabuteemaks. Eks me kõik oleme tihti ju oma lapsepõlvest, mil pannakse alus meie isiksuse kujunemisele pärit ja oma autobiograafilises eluloo raamatus Üleõla pilguheit nimetab Enn oma vanaisa Jüri Vedemanni ebatüüpiliseks talumeheks. Ma ei tea, kas te olete lugenud seda, aga ma vähemalt tuletan meelde, kes õppis korralikult ära saksa keele, tegeles fotograafiaga, luges sõnastiku abil prantsuskeelseid fotoõpikuid ning sõbrunes Raikküla siis legendaarse mõisniku Graf Kaiserlingiga. Näete, millised esivanemad on meie rahva olnud ja tõepoolest, kui jällegi neid mõelda, neid seosid mõelda, kuidas need põlvest põlvena edasi kanduvad geenidena teatud anded, oskused ja soov näidata ennast ka selles maailmas, kus me elame hoopis sügavama tähendusega kui see, mida võib-olla pealt nähakse ja arvatavat meist. Kuigi Ennu võiks öeldes niimoodi, et viimane siis ehk siis Graf Kaiserling kinkinud siis Ennu vanaisale isegi enda kirjutatud botaanikaraamatu koos pühendusega ja loomulikult tembeldas Nõukogude võim hiljem sellised talumehed esimesel võimalusel kulakuteks, kuid küüditamise koledust õnneks ei pidanud ei tema ega ka paljude teiste silmad nägema ega kogema. Et Keskküla talu, kus siis Ennu pere oli ka üles kasvanud, Ennu isa asus elama Tallinna ning Enn ise sündis pealinna poisina, määras tema elus olulised rolli just nimelt see Lipa kodu Keskküla talu. Seal vanavanemate juures veetis ta pea kõik oma lapsepõlve, suved ja koolivaheajad ning hiljem sai see tema ja tema pere alaliseks suvekoduks. Et Keskküla on Einu naabertalu, kus siis oli sündinud Uku Masing ja Ennu ilmavaate kujundataks said juba sealsest talust, naabertalust kas siis sündinud või sinna tallu nagu intrigeerinud või tulnud siis inimesed nagu siis Evald Saag, kes oli abiellunud Uku õe Agnesega ja jällegi on siis Enn ise ka kirjeldanud seda, kuidas siis Uku Masinguga oli arutletud palju usu ja filosoofia teemadel, mis noore poisi silmaringi ja maailmapilti oluliselt laiendasid. Evald Saagil, kes oli olnud Ennule lausa suve isa eest, pidas ta väga elutargaks ja kahe jalaga kindlalt maa peal olevaks meheks. Ja kuigi Ennu tekkis vahepeal tõsisem huvi ka enda teoloogia vastu, oleks võinud temast ka kirikuõpetaja saada, olevat just pastor Saag olnud selline mees, kes oli siis öelnud, et poisil on eeldusi saada kirjanikuks ning soovitanud tal just sellel teel edasi minna. Mitte igaüks kirjanik ei ole luuletaja, ei ole laulja ja nii edasi. Ja nüüd lõpuks veel üks mõte oma mälestusraamatus meenutab Enn soojalt ka Einu talu vana peremeest Aado Masingut, kus ühel kevadisel pühapäeva hommikul nende kodus, kus ka Enn oma vanematega oli kutsutud, lugenud vana Aado vennaste kuulutuse traditsiooni kohaselt hommikupalveks Vana Testamendi ühte kõnekamat teksti 23. psalmi, mis algab sõnadega: Issand on mu harjane, mul ei ole millestki puudust. Ja selle peal hakanud väike Enn järsku lahinal nutma. Enn ise on saadud kogemust hinnanud järgmiselt just sellest hommikuvallusest. Sellist kogu keha värisema panevat hardustunnet,
ja oma enda pisidusest hoolimata samal ajal ka erilist suuruse ja kaitstuse tunnet, mis silmavee koset välja meelitas, pole ma hiljem ligilähedaseltki läbi elanud. Ja Teene Vetemaa oli ka diplomeeritud helilooja, ühendasime 20 aastat tagasi, ehk siis 14. Rapla kirikumuusikafestivali lõppkontserdil kõlasid ka 2 Ennu saksofoni kontserti ja oboe koncertino ja kontserdi järel andsime Ennule üle Rapla kihelkonna auhinna koguduse nimepühaku Maarja Magdalena pronkskuju. Enn oli saadud tunnustusest silmnähtavalt liigutatud ning ütles, et oleks iialgi osanud arvata, et tema muusika kõlab kunagi kirikus ja eriti veel Rapla kirikus, mille altari ehitas just nimelt tema vanaisa. Ja mida muud täna siin selles väikeses Järvakandi kirikus, paljud nimetavad seda ka Kabeli kirikuks, kui soovida igavene rahu kõigile neile, kes on saanud sellest valgusest osa, kõigile neile, kes on ka siin nendest paikadest leidnud rahu Jumalas, rahu iseendaga, rahu kaasinimestega, paistku nende valgus ka meie ellu ja mäletagem siis kõiki neid inimesi oma mõtetes, oma südames, ikka selleks, et meie maailm, kus me elame, oleks elamisväärne ka meie lastele, meie lastelastele ja kõigile, kes Eestimaad armastavad. Mina olen siis festivali kunstiline juht Pille Lill ja see on erakordne kontsert just selles mõttes, et me esimest korda proovisime tuua kokku siia kirikus või õigemini siis Rapla kirikumuusikafestivali kontserdile meie Raplamaa noored muusikud. See on tegelikult erakordne, et juba vist 7 aastat me oleme teinud Raplamaal muusikakoolide konkurssi, vist 6 aastat, aga põhimõtteliselt need noored, kõik, kes on võitnud, need on olnud väga vahvad, aga ka need, kes ei ole võitnud, on olnud väga erakordsed ja need 4 siis, kes meil täna siia tulevad, ma olen väga tänulikud teile, et te võtsite kätte ja siia ikkagi tulite, sest ma arvan, et iga esinemine on väga oluline, aga õpetajatele ja kontsertmeistritele oli see muidugi lisatöö, et ma väga-väga tänan selle eest, varsti me teid kuulame ja mul on muidugi siiras hea meel, et kuna kontsert on ju pühendatud meie armsale Enn Vetemaale, siis tema luuletusi tulid lugema niisugused noored nagu selline teatristuudio, mis jääb mulle nüüd elu lõpuni meelde ja teile ka, ma arvan, Ega vist. See on ikkagi väga uhke nimi ja üks noor on meiega veel juures, et kui siin olid siis meil Triinu ja Kirke, aga siis on veel meil Iiris Vahtra. Nii et suur tänu õpetajatele, kes te seda ette valmistasite ja vot selline uhke kontsert siis täna. Aitäh, et te tulite ja jääme kuulama. Aitäh. Sahvris leivaviilul võidma määrin ja siis kalpsan jälle läbi rohu. Vesi lirtsub jalge all ja ohulilled vihtlevad mu sääli. Püksitorud üles vaja kääri, lippan otse läbi Konnalohu Liivamäele, kus mu kasetohu loomad karjas on. Hulk sigu, lehmi, jääri. Märtal helgib jänesvilla tutte, eks ma arvan, nõnda väeti tutte, jälle puselnud on väänkael punik. Küll on alles sunnikuga jahti. Korralik ta hull on ainult, kuni ise pean ma tõpra karjas vahti.
juba lapsepõlves oli minu sundideeks saada laulukunsti alal kangeks korüfeeks. Eks on tore laval laulda näiteks Don Joseed, nii et saalis kõigil vulisevad silmaveed. Pärast kuivaks väänatakse taskurätte märgi, tänuks saadetakse auto täied pärgi. Eks siis selle nimel õhtul peale kooli üpris usinasti harjutasin häälekooli. Tihtilugu kurgu laulsin lausa rakkuma, et saaks rutem minna tenoriks end pakkuma. Kui mul kuulsaist aariaist, siis mõned pähe said, sammud seadsin ma Estonia poole seda maid. 2-3 koorilauljat kuulama mind toodi. Selgus, et ma laulan noore kuke moodi. Selle peale päriti mult, kas tean, et väga kaunis instrument on kastanjett. Ning et seni, kuni puudub mul veel bass ja hääleke, sest pole mingit asja, teeksin kõige paremini vistist, kui ma õpiks selle ala spetsialistiks. Nüüd orkestris teen siis kastanjeti lõpust, aga vaikselt tunistan ka häälemurde lõpust. Selle koha peal peaks meil kõlama üks noor ja tubli saksofonisolist, aga temal kahjuks ei õnnestunud täna tulla. Et siis ma teen ise ühe loo, umbes sama ajastu loo oreliga ja orel on põhimõtteliselt sama, mis saksofon, te kõik teate. Mis maa sügavast südamest kerkib, taeva pimestavatesse kõrgustesse, tuleks raiuda pah. Hõõguv punasest sulaterasest, mis mürinal üle vormide voolab, süüdates ümberringi kõik, tuleks valada Beethoven. Õrna punasesse sandlipuusse, mis mäletab armastajate suudlust mürdi lõhnalisel ööl, tuleks lõigata Chopin. Kust leida aga materjal Debussy jaoks? Mis oleks see, mis ühendab kevadvihma sahina helerohelistes aedades? Kummeli lõhna linavalgete juustega tüdruku kätel. Kanarpiku lillatused seini liivaseel kaldel. Fauni pärastlõunase ringutuse ja sfinksi naeratuse. Raugete purjed kantus firmus laiskade pilvede all. Igor Stravinski, sina põrgulikult osav helitaltsutaja, sinul ei taha mõeldagi, sest kadedus teeb sõgedaks. Kenad neitsi jumelised geeniused, kes kohtusid muusadega südaööl, surid armastuse, inspiratsiooni ja verevaesuse kätte. Sina aga istud 79-asena oma kompositsiooni laboratooriumis ja imed rahulikult merepaigust sigaretipitsi. Esimese märguande peale veerevad uksest ja aknast kopsakad täisnoodid. Läbi lukuaugu tuhistavad kratisabalised 64-ndikud, et ronida kuulekate akrobaatidena mõttekülmadele sõrestikele.
ja ühe öö jooksul võivad valmida angaarid tulilindudele, Kooti katedraalid, tsirkusekuplid või roosasametised buduaarid aadlidaamide jaoks. Me teame, et ühel hommikul Pariisi mürisevas metroos kohtasid sa ehmunud haldjat. Möödunud sajandist. moeärisse läksid sa temaga kitsasse eelikut ostma ja juuksuri ja maniküüria ja tantsuõpetaja juurde. Võluv noor daam sai ehmunud haldjast ja temasse armusid vanameelsedki. Igor Stravinski, sina põrgulikult osav helitantsutaja. Sinul ei taha mitte mõeldagi, sest kadedus teeb sõdedaks. pärast päikesetõusu või läinud puhkama enne päikeseloojangut. Hommikust õhtuni teeb ta vissidele rohtu ja maasikaid pisikestele tüdrukutele. Ta ei tüdine meist, ehkki tiirleme tema ümber ja ta peab meid kinni hoidma nabanööri pidi. Muidu võib ju maakera kuskile kaduma minna. Ta ei lähe uhkeks, kui teda kummardame ja hüüame raaks. Ikka ja alati teeb ta oma tööd hästi. On valmis jagama pruuni seltsimeeste kõhtudele. Ei unusta häbelikel väikestel päikesekelladel edasi nügida oma varju. Päike ei varja ka oma plekke ja püüab neist üle saada omal jõul. Mina valin endale sõbraks kindlasti päikese. Uitasin ma lumesajus kumiseva peaga. Küll on ikka raske amet salme kokku seada. Luuletust ma teha tahtsin rahva elujärjest, sellest, et meil paremaks läheb elu järjest. Kui me vaarid tegid veel ristid nime asemel, siis on nüüd kultuuratöö kiiduväärsel tasemel. Aabitsast meil puudust pole, laiad aknad koolimajal. Tulevane kosmonaut sirgub kirjatähe najal. Nõnda mõtlen, järsku näen, morsibki üks kooliüts. Vilet lüües mulle vastu, kuklas koolimüts. Vaatan poissi, tema kannul hiilida vist tasuks, ehk saan elust võetud näite hariduse kasust. Sammungi nii poisi sabas valutava peaga, küll on ikka raske amet salme kokku seada. Läbi tühja pargi lähme. Äkki põõsa taha kalpsab noorsand? Vaatab ringi.
viivuks jäändast maha. Mis ta teeb seal nõnda kaua, põõsa taha piilul? Poiss on kadunud, kuldne kiri särab hangeviilul. Meetriselt ta peale hakkab, lõpu kõrgus toll, väide siiski üsna loetav. Enn on loll. Läheb õnnistegija üle vee ja taevast uppuvad tähed. Läheb õnnistegija üle vee ja vesi on jahe ja mahe. Oh puussepa poeg, kuhu kallis sa Koidu veel lähed? Kui taevast upruvad tähed ja vesi on jahe ja mahe, varsti taevas on Koit ja Loit. Läheb õnnistegija üle vee ja täna on õnnis see tee, mis paitab ta pühi kandu. Aga igaüks teab, kuhu viib kord see tee. See tee, see imelik tee üle vee. Kas ka meie kord näeme randu? Kuhu mujale kui Ristile?
kuhu mujale kui ikka ristile viib see tee, üle purpuruse vee. ja nüüd juba kustunud tähed on ning kuskil kireb kukk. ühel ööl 3 korda kireb see kukk, siis su ring saab täis, tuleb hiilgus ja hukk. kui sa tead, et see tee viib su ristile, miks sul Jeesus siis minna on vaja? ei ta vasta, hõbe silmist ent lugeda võib. ma olen te lunastaja. ma olen te lunastaja. kes esinesid siis siia meie juurde, õpetajad ka, kontsertmeistrid, õpetajad, kes on saalis. et see on küll väga suurepärane, et Ennu sai niimoodi praegu meeles peetud. suur aitäh teile kõikidele, kes te nägite selle vaeva ja tulite siia